mismoodi need oravad teavad, et pähklit peab koguma varuks? Mis juhtub, kui oravad peavad, et tählikuks, siiliks või karuks? Kus lapsedki teavad, et peavad koolis käima, kui tarkust on vaja, mida lapsed ei tea, seda teavad isa, ema ja õpetaja. Tere kõigile, väikestele, natuke suurematele, päris suurtele. Ja ma loodan ja tahan teile öelda tere tulemast siia Pühtsi kooli täna õhtul. Ma loodan, et te naudite siin olekut, et te naudite seda üheskoos sõpradega, peredega veedetud aega. Ma ei tahagi rääkida pikemalt, eelkõige seetõttu, et ma tean, et siin koolimajas on ette valmistatud palju toredaid töötubasid, palju põnevaid etteasteid, nii väiksed kibelevad juba esinema, kui nende vanemad neid vaatama. Nii et lihtsalt tere tulemast ja nautige seda õhtut. Nemad on siis võistkond 6. ja 7. klassist.
võtta osa. Järgmisena astuvad teie ette Keter ja Keter on võtnud kaasa väikese Mattiase ja Keter on meie klassi 6. klassi tüdruk.
kõigepealt ma tahan öelda aitäh, et mul on au siin olla selles väga armsas ja väga tublis koolis ja selle tõestuseks on olnud kõik need lapsed siin, on olnud väga vahva õhtu minul isiklikult ja ma tahan öelda, et te olete olnud rohkem kui tublid ja suurepärane, et te tegelete just sellise asjaga, mida iga tüdruk nagu armastab teha, et näha välja natukene erinev ja meil oli väga raske teha muidugi valikut, sest et kõik olid väga toredad ja väga ilusad ja väga erilised, et näha on, et on palju tööd ja vaeva nähtud. Ma peaks ütlema, et ma ei oleks uskunud, et nii suur töö on ära tehtud, et mitte ükski komplekt ei tundunud liiga lihtne või liiga tavaline. Ja hea on ju veel see, et iga vana võib olla ka uus, nii et selle kohta võiks öelda, et mood on täiesti aegumatu, eks ole? Nii et ma tänan teid kõiki ja suur aplaus veel osalejatele, need olid suurepärased. Ma palun siia ka Birgiti ja väga tähtis osa tuleb nüüd. Ja siis tänase õhtu siis kõige põnevama osa juurde, kus me peame välja kuulutama võitja, tahaks anda auhinnad kõikidele, aga kord on juba nii, et kui võistlus on, siis saavad võita ainult üks ja tänase siis noorema vanuseklassi võitja meie ühisel vaidlusel ja arutelul, aga siiski teistest eristus ja meile meeldis väga just Saskia. Ja pikemalt ei hakka sissejuhatust tegema ja vanema vanuseklassi võitjaks osutus siis Isabel Rea Emily. Palju õnne! Ja siis on ka kolmas võitja, kes on siis Grand Prix auhinna saaja ja me oleme ühisel meelel valinud selleks Cassandra, Kätliin ja Gertrudi. Palju õnne teile! Ja siis see on siis nii-öelda nende käes hoiul järgmise aastani ja siis uus võistlus ja uued võitjad, kes siis saavad selle roosalt rohelise õmblusmasina omanikuks. Õmblusmasin hoiti ilusti.
huvitav raamatuna. ilma ei saa mängida. No praegu hetkel nüüd saab, et jah, selle peab ikka üles leidma. Praegu saab, see praegu hetkel ei saa. Kuna üks luuk peab alati appi tuleb. Jah, noh, sinu kord oli. Ei sobi. Jälle järgmine, kes kui ema vahel. Oo, sobis! Nüüd võid uuesti. Edvik saab uuesti. Edvik saab uuesti, kui on. Nüüd on vaja siuke leida. Sobib. Niipidi. Veel kord saad. Veel kord. Oota, Tema võta kord veel. ikka. Uuesti. Nii kaua, kui ei sobi. Nii kaua, kui vaadata. Mida kauem sa tuksid, seda tugevamaks see läheb. Ja kui sa nüüd esialgu teed kollasega, et siis Ma vajast teed punast. Ja näed, see on õelleimel üle. Mina olen kala. Siin on kõik väga paljud on kala järjekorras, me peame ilma kalata kuidagi hakkama saama. Just teistpidi. Vaata. Ei ole, raske on, aga võimatu ei ole. Nii, Agnes, kuidas edasi? Palun. Nii, tee niimoodi, et sa võtad selle endale ette ja loed siit vasakule 1, 2, 3 ja kolmandat siis on kohe siia tühja kohta. Nii, siis jällegi vaatad 1, 2, 3, võtad selle kolmanda tühja kohta. Niimoodi siis vahepeal vaatad siia väga musa ei tekiks. Vaatad jälle 1, 2, 3. Niimoodi tõstmise teed. Nüüd on korras, siin on vahe. Sul on olemas. Väga hea, nüüd teeme niimoodi, paneme Siia tühja. Siit loed jälle edasi vasakule, 1, 2, 3. teeme ka suhtelise väiksemaks. Seda Eesti käpalist kutsutakse ka ööviiuliks. Nii, palun 9. klass teab, kuidas käpalistest tehti referaate ja saadi kahtesid. Sest räägiti karudest ja ussidest, aga saadi kahtesid. Kes või mis? Nii, mis te arvate? Nii, kas on teisi arvamusi? Oli nii? Mis on käopind? Natukene teise nimega, aga ta ei ole õigel teel. Orhidee tal on küll orhidee, aga tal on nagu isikupärasem nimi. Nii, vaadake aknast välja, igasuguseid vihjeid hakkame andma. Nii. Mis on öökuninganna? Nii lennuliseks me ka ei lähe. Kadri. Kadri. Ootame kohe. Ööviiuliks, aga mis see teine õige, näed, ma panin vastupidi, kas tee? Ei veel. Anname veel õiguse vastata, ei ole ju. Täpsustada.
viiul on siin, jah, metsa võiks ikkagi vaadata. Kevadel esimesed, hommikul teeb seda, lõunal teeb teist ja õhtul kolmandat. Kes see? See on Lill. Linnuga on tegemist küll vihjeliselt, aga vaadake oma jalgade otsa. Mis teil on? Mida ma ei ütle jah, vaid vaatame. Mina panin mööda. Nii.